Tere armsad! Tänases videos siis ma räägin karmanumbrist. See on lühivideo. Mis see karmanumber? Karmanumber ei ole negatiivne, isegi väga paljud vaimsal teel käijad, juba pikaajalised käijad peavad karmat millekski negatiivseks. Tegelikult karma ei ole negatiivne. Karma on sinu hingetee, see on loomulik osa loodusest, et põhjus-tagajärg nii-öelda seosed ja vigade parandused või siis nii-öelda kasv, õppetunnid. Ja kui sa nagu lood tasakaalu sellega või aktsepteerid ja lepid, siis tegelikult see toetab sind. See toetab sind ja elu toetab sind ja sul on kergem läbida ja külluslikum elu siin maal, kui sa paralleelselt teed oma eelmiste elude mingit korrektuuri. Et see on lihtsalt teadlik valik, see on dharma teekonna käimine tegelikult, ehk siis sa tegelikult ei korda vanu mustrid, vaid sa arened, lähed evolutsiooniga kaasa, kasvad ja oled parem inimene ja külluslikum inimene ja teadlikum inimene. Kuidas siis neid karmanumbri arvutamisi ehk siis hingetee meie selles elus, meie eelmises ja selles elus, seos selles. Neid on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda teha ja ma olen tõepoolest lugenud neid palju, teinud läbi palju, kuid see jahmatas mind oma konkreetsusega kõige rohkem millegi pärast. Ja sellepärast ma otsustasin ka seda jagada sinuga, sest minule läks see täppi, seda enam, et ma olen rääkinud varem, ma teadsin ise, mis mu karmatee on ja see oli ainukene õpetus, mis kinnitas minu teadmist. Et kinnitas minu teadmist, mida ma teadsin ise ka. Ja see tekitas usaldust. See tekitas selle õpetuse osas usaldust ja sellepärast ma jagan seda ka oma inimestega laiemalt. Sest see annab teadlikkuse, mis oli eelmises elus, mis on selles elus. Ei pea väga kaugele eelmistesse eludesse sukelduma. Mõni teeb seda, mina olen ka seda teinud, kuid kõige tähtsam ongi see sinu eelmine elu ja sinu praegune elu, selle seos ja et käia teadlikult dharma teekonda. Elu hoiab selliseid. See on loodusega koostöö lihtsalt. See ei ole mingi needus või muster, ei, see on absoluutselt elu kasv, evolutsioon, sinu hinge kasv, sa teed koostööd oma hingega, loodusega ja sa tunned ennast paremini, sinuga on parem koos olla ja kogu üldsus, ühisväli nii-öelda saab sellest kasu tegelikult, kui igaüks seda teeb. Aga kuidas seda siis arvutada? Ja see on väga kokkuvõtlik video. Loomulikult võib siin minna põhjalikumaks, üks ühele tööle, kui sa tunned kutset, et vaadata veelgi lähemalt, kuid oluline on saada fookus paika. Nagu mina seda sain. Mina sain küll, sul võib ka olla nii, et sa saad kinnituse, sest mina sain siit väga selge kinnituse ja niisugune keeruline asi on tehtud lihtsaks. Siis mulle see meeldib ja ma usaldan seda. Ja ma näitan sulle, kuidas siis käib. Et seekord, kui elude numbril on nii, et sa liidad kõik kuupäeva, kuu ja aasta kokku, nii et jääb järgi 2 numbrit ja need 2 numbrit oma vahel ka liidad kokku ja saad 1 numbri. Näiteks mina olen sündinud 25.05.1985 ja ma liidan kokku 2 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5. Ja ma saan kokku 35. See on elude number. 3 + 5 on kokku 8. 35, 3 + 5 on kokku 8. See on elude number. Aga kuidas siis karmanumbrit arvutada? Karmanumbris on tähtsal kohal sinu sünni kuupäev 25, aga karmanumbril selle õpetuse järgi on siis -1 ja see on kokku siis 24 minu puhul ja see on 2 + 4 on 6. See tähendab seda, et minu karmanumber selles elus on 6. 25
-1, et justkui nagu miinus sümboolselt 1 elu nii-öelda on 24, 2 + 4 on kokku 6. Aga kui nüüd on nii, et on näiteks kellegil kuupäev 0101, siis on niimoodi, et 1 - 1 on 0. Siin on tavaliselt 0 ei võeta numeroloogias arvuks, kuid siin selle õpetuse järgi on siiski 0 võetakse. Ja ma jätsin selle sisse sellepärast, et ma sain sellest aru omal moel, laiemas mõtmes. See on küll haruldane, kuid see on võimalik, eriti veevalla ajastu ajal. Ehk see on rohkem selline modernsem vaade, pean tunnistama. Ja minule see kõnetas, mulle andis see kohe suuna kätte ja ma arvan, et ka sinul annab. Nii et 0 on ka siin. Minul on 6. Nii, aga vaatame siis koos ajatemplitega. See oli siis intro, eks ju, 0. Et kui sa said siis vastuseks oma sünnikuupäev, mitte kuu, mitte aasta, need jäävad praegu kõrvale, aga sünnikuu miinus siis 1. Kui sa said vastuseks 0, siis see on väga haruldane. Tavaliselt seda ei arvutata, kuid seekord ma jätsin selle sisse sellepärast, et see võib ka olla nii, et keegi noor hing maa peal on ta noor hing, aga teistes dimensioonides on ta juba tegija olnud. Aga ta on otsustanud tulla maa peale veevalla ja ajastul nii-öelda täiesti puhta lehena, oma annete ja talentidega kohe sünnist saati nii-öelda jagama seda inimkonnaga. Et tal on midagi anda, mis aitab vaadata asju kõiki maapealseid perspektiive värskes pilgust nii-öelda. Täiesti valge lehena tuleb. Ja see ongi tema inspiratsioon ja see ongi tema ülesanne. Tal ei ole mingit vana pagasit, on ju pikka, ta tundub hästi kergena ja võib-olla ka nooruslikuna mingis osas. Ja tema võib tulla siis teistest dimensioonidest. Seal oli ka ütlus, et kui 9 elutee muutub 10, et siis see läheb 0. Noh, et mina seda ei usu, et kui maa peal on olnud sul 9 elu, siis sul on valik, kas sa kordad seda 9. eluteed, teed veel mingit korrektuure või sa lähed teise dimensiooni ja see 0 siin näitab, et keegi teisest dimensioonist hingena, hingefragment on tulnud maa peal õppima ja maa peal on ta siiski õpilane. Aga tal on kingitused, mida maised inimesed või maa ühisväli vajab. Et see 0 on päris haruldane selline, täiesti 0-st alustab. Kindlasti on tal vaja selliseid võib-olla maiseid inimesi enda ümber, kes teda mõistavad, toetavad ja selles mõttes. Nii, vaatame. Kui sinu elude või sinu karmanumber selles elus tuleb 1, siis sa võib-olla oled olnud kaassõltuv oma vanematest või hooldajatest ja sul on vaja õppida iseseisvust. Ja sinu ülesanne ongi see, et sa mõistaksid, et sa tegelikult oled liidriks sündinud. Ja see, kui sa kaassõltuvusest lahti lased, astud iseseisvusesse, midagi looma, mida sa hästi oskad, milles sa hea ja tugev oled, siis tegelikult you rock, et sa jõuad kaugele, sul on tugevad liidri omadused. Et võib-olla eelmises elus olid sa natukene ka nagu kaassõltuv teistest, aga selles elus on võib-olla sinu lesson olla selline sõltumatu ja luua nagu üksikunt natukene luua, et pühendada ennast mingile projektile ja olla selles edukas. Tihtilugu võib juhtuda nii, et kui eelmises elus sa olid ümbritsetud inimestega, siis selles elus võib juhtuda, et su töö või projektid võtavad nii suure osa, et sa võid suure tõenäosusega olla ka üksi, mitte paari suhtes. Või siis kui paari suhtes, siis seal on nagu töösõltuvus või sellised asjad ja see tegelikult arendab sind sellest, et ollagi sõltumatu, see ei ole nagu halb asi.
ja sa kindlasti oled ka väga edukas oma erialal ja sa naudid seda, mida sa teed, nii et siin on nagu tasakaal, et eelmise eluga siis. Kui sinu mitte elude, ma tahan kogu aeg seda elude numbrit, see on mu lemmik, kui sinu selle elu karma number tuleb 2, siis selles elus sa õpid, kuidas teistega paremini läbi saada, sest sa eelmises elus sa kuritarvitasid usaldust teiste oma lähikondlaste või sõprade või perekondlaste suhtes, sa kuritarvitasid oma usaldust, sa ei saanud mitte kellegiga läbi ja selles elus justkui nagu sa oled samuti rohkem üksikunt, aga sa pead võib-olla kellegi eest hoolitsema sellisel moel, et hoolivusega, inimlikkusega, et sa ei ole selline tülinorija. Et selles elus sul on vaja kas või väiksem ring, aga teha koostööd või abistada kedagi. Niimoodi sa tasakaalustad oma selle, võib-olla eelmises elus olid sa natukene õel ja siis sa tasakaalustad seda nagu oma soojusega, teadlikult, tahtlikult, inimlikkusega. Võib juhtuda nii, et sa oled sunnitud hoolitsema või hooldama kedagi, nagu sa oled lausa seotud sellega. Või on sinu töö selline selles elus, selle tõttu, et sa eelmises elus olid õel teistega, üldsusega ja ei saanud läbi kellegiga. Selles elus siis selline hea tahtlikkus, koostöö, abistamine, hoolitsemine ja see ei pea tähendama, et sa kõigiga oled, vaid et sinu nagu kas sinu partner, laps või keegi õpilane või ühesõnaga niimoodi või vanem või midagi taolist, et sul on vaja seda. Nii. See ei ole siis minu õpetus, aga see kõnetab mind, kui ma vaatan neid võrdlusi. Kui ma vaatan teiste, nagu keda ma tean, vaata, siis see kinnitab. Kui sinu selle elu karma number on number 3, siis on nii, et sa oled eelmises elus selline sahkerdaja, manipuleerija, rahadega, suhetega, selline sa raiskasid palju, sa olid selline, sul on suur süükoorem eelmisest elust ja sest sa tegid väga palju sellist nagu üle käte või valetasid, varastasid võib-olla isegi, et mingid süütundekoormus on sul, kui sa oled elude numbriga number 3 praeguses elus, siis sinu ülesanne karma lahustus on see, kui sa võtad täis vastutuse ja oled tasakaalus ja kui sa teed ka sellist tööd, mis on teenus, millest saavad teised kasu. Et selline vastutustundlikkus ja tasakaal ja ausus ja austus. Sest eelmises elus, me kõik teeme neid rolle läbi, oled sa siis olnud päris selline ebausaldusväärne nii rahadega kui ka suhetega. Ja sul on suur süükoorm, aga kui sa sellega tegeled, oled vastutustundlik, valid olla vastutustundlik tasakaalus ja teenida teisi läbi oma töö näiteks, teenides sellega raha, siis tegelikult sa tasakaalustad oma seda süütunnet ja seda, et sa kunagi raiskasid, nagu looduses raiskasid, asju raiskasid, kuidagi nagu ei võtnud, ei austanud, ei olnud tänutundlik võib-olla. Aga selles elus siis tänutunne, hetkes elamine, tasakaal, teiste teenimine ja vastutustunne, kahekordselt vastutustunne selline, et sa saad aru, et mis sa tegid valesti noorema hingena ja siis sellised. Me kõik teeme neid rolle läbi muide. Nii, 4. Ja
eelmises elus, kui sinul tuleb karma number 4 nüüd kokku selle sünnikuupäevaga -1, siis sa olid väga laisk eelmises elus. Ja selles elus on sul vaja nüüd ekstra töötada, süsteemi luua, teenida raha läbi tegemise, läbi kogemise. Selles mõttes, et sul on vaja üles ehitada nullist ja nii edasi, et suur panus läheb sul sellele, et sul ei ole aega isegi puhata. Niimoodi sa tasakaalustad seda, et sa eelmises elus olid liialt laisk või logelev või et sa ei teinud midagi, nüüd sa paned nagu 2 eesteed, eks ju. Ja just töö või kodu ja pere nagu rassimine, et võib-olla selles osas, et sa nagu paned max power justkui nagu 2 elu eest teed, eks ju, et ja üldiselt oled sa süsteemne ja tubli, aga lihtsalt see on tasakaaluks sellele, et sa eelmises elus liiga olid, et ei panustanud väga, kas peresse või töösse, aga nüüd sa selles elus siis nagu panustad mitme eest. Siis sa tasakaalustad oma karma ja järgmises elus või juba selles elus, kui sa seda nagu õiglaselt ja õigesti teed, siis juba selles elus on nagu ka mingi aeg ka kergem. Saad puhata, saad olla, et sul oleks puhkus ja aktiivsus tasakaalus. Number 5. Sinu karma number siis 5. Eelmises elus sa kuritarvitasid võib-olla oma seksuaalsust, usaldust ja sa olid sõltlane, mingi sexual matters, sa olid üliseksuaalne ja võib-olla sa olid sõltlane selles osas ja võib-olla mingi piiride rikkumine oli selles osas. Kui sul tuleb sünnikuupäev -1, tuleb kokku 5. Ja selles elus on siis sul vaja mingit terviseriket või terviseprobleemi endal selle eelmise elu tõttu parandada või tervendada. Kas endal või lähedastel, mingi lahendus on siin vaja. See on su selline õppetund. Võib ka aidata teisi, kes on sellise kuriteo ohvriks langenud. Ka selle aitamine võib lahustada seda suuresti, et mida rohkem sa panustad selle heaolule, tasakaalule, siis seda rohkem sul endal ka parem on nii tervise kui muu elu osas. Number 6. Number 6 on nii, et kui sinu karma number tuleb selles elus siis number 6, siis see tähendab seda, et sa eelmises elus kas hülgasid, petsid, reetsid just oma lähedasi, kas paari suhtes, kas perekonnas või midagi sellist. Mitte sind ei petetud, reedetud, vaid sina tegid seda. Ja selles elus on siis selle tasakaal on see, kui sa kas ühte liiget või kogukonda. Ja kas last näiteks hülgasid või kogu perekonda. Ja siin selles elus siis number 6 on see, et nad loovad harmooniat perekondadesse, oma kogukondadesse, oma nad loovad tasakaalu, sõprust, ühtsust, nad hoolivad, nad on kohal oma inimestel, et isegi kui neid on reedetud selles elus või petetud või hüljatud, siis nemad ise on kindel kui kalju oma inimestele, et nemad ei lähe kuhugi, nemad on kindlad. Et selles elus siis sa tasakaalustad selle eelmise elu nii-öelda prompka, mis sa võib-olla tegid teistele haiget sellega. Aga ja sul võib-olla on ka nii, et sa pead hoolitsema kellegi eest, spetsiifilise eest, mingis kas haiguse mõttes või olema emotsionaalselt olemas. Et siin on jah selline nagu ja võib olla ka armastussuhete tasakaal samamoodi. 6 on nii perekond, inimesed kui ka paari suhtes. Et mitte kaassõltuvus, vaid selline kohal olev, tervendav, tasakaalu loov, emotsionaalset heaolu loov olemine.
et ma tean, minul on see number 6 tuli on ju 25, -1 on 24 ja see kokku 2 + 4 on 6. Et eelmises elus tõepoolest ma hülgasin siis oma lapsed ja selles elus ma olen olnud juba kogu elu hästi vastutustundlikult ja hea meelega nagu olemas nii füüsiliselt, maiselt, materiaalselt, emotsionaalselt, spirituaalselt, vaimselt, igatepidi olen olnud nagu oma inimestel olemas. Isegi kui väga raske on olnud, olen seda olnud, et võib öelda, et mina olen seda karmat korralikult nagu puhastanud, mina käin dharma teel. Ja isegi enne, kui ma üldse spirituaalsel teekonnal käisin, tegin ma seda automaatselt, sest mu hing vajas seda, kutsus seda, sosistas seda. Ja ma sain aru oma õppetundidest ja tahtsin luua paremat. See ongi selline nagu üks näide, kuidas tasakaalustada. Et kus sa saad võib-olla ka kinnitust, et ma olen actually õigel rajal käinud, et huvitav, et mu hing on mind juhatanud, sosistanud seda tegema ja ma olen õigel teel ja ma olen oma peateel ja nii edasi. Ja võib-olla siin on ka see, et ausad suhtlused on väga tähtsad, intuitsioon on tähtis ja rääkida, kui on isegi mingi probleem, rääkida need lahti, mitte solvuda ja lahkuda või midagi sellist. Kui sinu karma number selles elus on 7, siis eelmises elus on see lugu, et sa ei hoolinud spirituaalsusest, vaimsusest üldse. Ja sa ei hinnanud seda, sa ei pidanud seda oluliseks, sa olid ainult rahale fokusseeritud. Siis selles elus sulle mitte midagi ei liigu, kui sa ei kombineeri maist ja ebamaist. Et kindlasti on sul tarvis, et sinu töö, kui sa tahad raha teenida, teeni kindlasti millegiga, mis on tõesti su hingele. Mitte ainult raha teenimise eesmärgil, vaid ka sinu hingele, see, mis kodutab su hinge ja samal ajal täidagi oma tassi vaimsel teel, enesearengu teel käimisega. Et see on ka, mis võib-olla niimoodi sa lood tasakaalu, yin-yang, et sa võib-olla eelmises elus andsid väga palju hinnanguid, et on ju, tahtsid nagu raha teenida ainult mõistuse raha, aga võib-olla küllus ja raha tasakaalus on, mis selles elus aitab sul sissetulekut teenida, sest eelmises elus olid sul takistused ja selles elus on võib-olla sul ka takistused sellega, kui sa ei kombineeri vaimsust ja maisust ehk raha ja küllust. Et panna sinna tähendusrikkus, eesmärgi kindlus, põhielu eesmärk nagu põimined süda ja aju koostöösse. Et siis sa tasakaalustad siis sa liigud kenasti edasi ja külluslikult edasi, et võib-olla sa andsid hinnanguid ja võib-olla selles elus veel sa kipud hinnanguid andma, aga seda on võimalik siis parandada sellisel moel, et sa teed võib-olla mingeid paralleelseid korrektuure. Isegi kui sa ei saa otseselt neid põimida kohe nüüd ja praegu, siis kas või paralleelseltki. Näiteks oled jurist, aga sulle meeldib ka kunst või mingi muu teraapia või midagi taolist, et varem või hiljem võib juhtuda sul niimoodi, et sul ei anta kõrgemalt muud võimalust, kui et sa pead need asjad põimima või jätma hoopiski mingi mõistuspärase teema üldse ja kuulama oma hinge, oma kõrgemat mina ja selle juhatust. Ehk siis olema üldsusele ka ja niimoodi raha teenima siis sellisel moel. Number 8 elude numbriga, number 8, kui sinu karma number tuli 8, siis eelmises elus sa, ehk siis sünnikuupäev -1. Kui ja ainult kuupäev. Sa kuritarvitasid just rahaga seoses oma võimu. Võib-olla näiteks mul tuleb visualiseerin, nagu oleks kuningas või poliitik või esipoliitik või midagi või mingi pankur, kes lihtinimestele võib-olla oli selline nagu liiga üleolev ja liigkasu saamise eesmärgil. Siis selles elus on sul
selles elus sa pead, kui sa eelmises elus olid rikkur ja kuritarvitasid seda võimu lihtinimeste või pisut keskklassi või vaesematega, siis selles elus sa pead nüüd olema ise see võib-olla keskmisest rohkem tööd tegema ja tavatööd tegema, et raha teenida. Et see justkui nagu, et ükskõik kui palju sa pingutad, sa nagu ei jõua sinna tippu, mis sa võib-olla tahaksid. Siin on võib-olla selles mõttes, et sul on vaja võib-olla, et sul oleks inimlikkus ja raha teenimine tasakaalus, sest eelmises elus sa läksid üle võlli sellega. Ja see ongi see, et ma ei ütleks, et sul ei ole raha, aga sa võib-olla pead nagu tavatööd rohkem tegema. Ja pead tajuma, olema nende inimeste sussides, kes võib-olla eelmises elus olid. Ja sinu abi võib-olla küsisid või midagi. Pead sa niisugune keskklassi või vähemaga läbi saama mingi aeg. Aga kui sa seda mõistad samamoodi ja teed ja kukud inimlikkusesse, ei püüa oma võimu kuritarvitada nii-öelda tegelikult. Kas rahaga või võimuga või kuulsusega või siis kui sa saad aru sellest õppetunnist ja sa saad aru, et nagu sa oled kõik teisedki, siis sul kohe vastavalt hakkab ka ressurss paremini liikuma, et siis sa oled sellest õppetunnist aru saanud. Universum ma sain aru, eks ju. Läksin raharikkus mu ära eelmises elus, on ju, et võib-olla selles elus peab raskemat tööd tegema selle tõttu, samamoodi üles ehitama midagi või teemat. Alustama ise nullist nagu need inimesed seal siis, et siin on selline suhtedünaamika. Kui sinu tuli karma number 9 selles elus, siis eelmises elus sa vältisid teiste inimeste õpetamist, juhatamist ja kuigi sa oleks võinud seda teha. Sa hoidsid selle endale, sa valisid olla erak, sa kogusid sahtlisse. Siis selles elus on sul vaja olla kaastundlik, õpetada, suunata, juhatada, jagada oma teadmisi, jagada oma tarkusi ja niimoodi sa ehk inimestega, inimkonda panustada läbi oma teadmiste, tarkuste, kogemuste. Et niimoodi nii võib juhtuda isegi, et erakust võib saada, et sa võid läbi oma töö leida endale kellegi kaaslase, kes on samamoodi võib-olla sarnaste teemade huvidega. Et eelmises elus arvatavasti sa olid erak ja lihtsalt hoidsid endale kõik oma tarkused ja teadmised, aga seda oli vaja jagada. Ja selles elus sul on vaja seda teha. Muidu on kurbus, muidu on kinnijäämine, muidu on võib-olla ka tervisehädad, üksindus ja nii edasi, depressioon ja nii edasi, aga sul on vaja seda jagada. Ja see on mis sinu karma tervendus või dharma tee on. Vaat sellised tulid. Jah, on konkreetsed, on lühikesed, kokkuvõtlikud, kuid mind need väga kõnetasid ja minu enda omale ma sain kinnitust. Ja kõik teised ma vaatasin ka oma lähedased üle ja peab paika küll, mõnel isegi oli nii, et ma annan hoogu juurde nüüd sellele, et ta saaks selle tervendatud, et ta saaks sinna õigele rajale. Aga kui sa vajad täiendavat seanssi sellele, siis muidugi võta ühendust, et sa saaksid, on võimalik kiirendada oma karma dharmaks muutmist, ehk halva karma hea karmaks muutmist. See on täiesti võimalik ja hea, kui seda juhendab või õpetab keegi, kes on seda juba ise teinud, kes on integreerinud oma karmat, teinud ära läbi need varjutööd, enda kui tervikuga ja nii edasi. Väga palju räägitakse karmast kui midagi halvast. See ei ole halb, see on elu loomulik osa, see on üks looduse osa. Ja räägitakse karmast, kui ise ollakse veel protsessis mingi oma suure karma mustriga. Tähtis on seda õpetada edasi siis, kui sul on tõesti läbinisti enda oma lahendatud. Loodan, et sa said siit vastuse.
Kui sa said, anna mulle teada. Väga põnev oleks teada. Ja kui sa ei tea, siis mul on ka selline sarnane lühivideo sinu õnnenumbri arvutamisele, mis on samuti huvitav. Ja kõnetas mind, seal oli üllatus siiski, seal ei olnud kinnitus, seal oli üllatus mulle, mis on. Ja kui sind huvitab ka see, siis see on samamoodi 5 eurot. Ainult 5 eurot ja kogu eluks on sul tegelikult toolbox õnnenumbritega ja tea siis jah, et me kõik käime eelmistes eludes läbi, oleme rikkad ja vaesed ja kuritarvitame võimu või oma väge või teeme mingeid rumalusi, oleme vaesed, rikkad, ühesõnaga igast rumalusi me teeme läbi elude. Nii et siin ei ole, et ära solvu või ära tunne ennast halvasti, me kõik oleme seda teinud läbi, kõik. Kui me ei ole seda teinud, siis me teeme veel läbi inimkonnas. Me kõik teeme risti, põiki, kõik kogemused läbi niikuinii. Nii et siin ei ole midagi tunda ennast halvasti, vastupidi, kus on su siht, kus on su North Node ja hakka selles suunas, siis kõik eluvaldkonnad loksuvad paika, kui sa valid selle loodusega koostöö, mitte vastu punnida, mitte korrata mustreid. Sest kui sa aksepteerid seda, mis oli lihtsalt, aga muutust ei loo, siis sa tegelikult lood seda sama kordusmustrit. Vot, selline lugu. Aitäh sulle usaldamast ja kõike head sulle. Anna teada, kas sul läks täppi ka. Kõike head. Nägemist.